Palun tuua sisse Eesti Vabariigi ja Tehnikaülikooli lipud. Austatud pidulised, lubage mul sissejuhatavalt tutvustada seda meeskonda, kes on võtnud kohad sisse presiidiumilaua taga. Arendusdirektor, Tehnikaülikooli eelmine rektor, professor Andres Keevarik. Teadusprojektor professor Rein Vaikmäe. Infotehnoloogia teaduskonna dekaan professor Ennu Rüster. Sama teaduskonna prodekaan dotsent Margus Kruus. Dekanaadi juhataja Arno Annus. Infotehnoloogia teaduskonna projektijuht Uljas Tamm. Arvutiteaduse instituudi direktor professor Jüri Vain. Informaatikainstituudi direktor professor Rein Kuusik.
Automaatika Instituudi direktor, dotsent Boris Gordon. Raadio- ja sidetehnika instituudi direktor, professor Andres Taklaja. Arvutitehnika instituudi direktor, professor Ahto Kalja. Elektroonika instituudi direktor, professor Toomas Rang. Ja Tehnikaülikooli vilistlane Santa Monica Networks aktsiaseltsi projektijuht Hannes Bergmann. Teadaolevalt infotehnoloogia teaduskond on meie ülikooli suurem, seepärast on ka neid asjamehi siin laua taga nii palju. See selleks. Väljas ergab kuum kõrbepäike, kuid vaatamata sellele on Tehnikaülikoolil saagikogumise aeg. Vaatamata pikale ja külmale ning sademetevahelisele kevadele ja põuasele juunile on saak kogunemas salvedesse hea. Tehnikaülikooli 40 000-sele vilistlasväele on lisandumas 1249 uut spetsialisti, neist meie kõige suurema teaduskonna, IT-teaduskonna poolne panus on 277 uut infotehnoloogia. Tihti öeldakse, et ülikoolid on oma vilistlaste nägu ja see on jumala õige, sest see, kui läbilöögivõimelised, kui edumeelsed on vilistlased, see määrab ära ka selle, kui hästi oma tööd on teinud ülikool. Mul rektorina on rõõm tõdeda, et Tehnikaülikool oma vilistlasi häbenema ei pea. Vastupidi, julgen väita, et Tehnikaülikooli vilistlaste nõul ja jõul, nii nagu ütleb ka meie lipukiri Mente et manu, käe ja mõistusega on üles ehitatud Eesti Vabariigi majandus. Selle kinnituseks vaid see fakt, et 3 valdkonda, ehitus, energeetika ja infotehnoloogia, milles kõigis on Tehnikaülikoolil juhtiv roll spetsialistide koolitamisel, annavad üle 50% kogu Eesti sisemajanduse kogutoodangust. Kui siia lisada mehaanikainsenerid, loodus- ja majandusteadlased, haldusjuhid, siis katame kogu sellest vajalikust spetsialistide areaalist 80%, mida Eesti Vabariik oma arenguks vajab. Samas on rõõm ka tõdeda, et vähemalt siiamaani Tehnikaülikool ei ole tootnud töötuid. Nii nagu näitavad sotsioloogilised uuringud, vaid 1% noortest lõpetajatest esimese aasta jooksul otsivad tööd. Valdav enamus töötab oma erialal või jätkab õpinguid erialale lähedases uues õppevaldkonnas. Samas muidugi tahaksin rõhuda, et täna mõnekümne minuti pärast teile kätte antavad kõrgharidust tõendavad diplomid ei pane punktide haridusteele. Me räägime üha rohkem ja rohkem elukestvast õppest. See tähendab seda, et mõne aasta pärast enamus teist loodaks näha kas magistri- või doktoriõppes, aga miks ka mitte täienduskoolituse kursustel, mida Tehnikaülikool väga laias ampluaas pakub. Paraku on nii, et elu ei seisa koos ainult tööst ja õppimisest. Te olete noored inimesed, teil on kõigil ees imeilus pikk elutee. Loomulikult õpitud teadmised tahavad realiseerimist, kuid samas on ka selge, et pered tahavad loomist, kodud, rajamist ja mis kõige tähtsam, lapsed tegemist ja üleskasvatamist. Rektorina soovin teile kõigile nende üllaste eesmärkide peatset täitumist ja nende sõnadega lubage mul pidulik aktus lugeda avatuks.
pidulikuks aktuse kõneks saab sõna Arvutitehnika Instituudi professor Ahto Kalja. Aitäh! Algul väike täpsustus, et siin tutvustamisel oli väike aps sees, et Arvutitehnika Instituudil on kombeks ka üks direktor korraga, et Margus Kruus on direktor, mina ei ole. Aga nüüd siis tervitused kõigile lõpetajatele, lugupeetud kallid külalised, lugupeetud kolleegid. Kui mul paluti aktuse kõne pidada, siis muidugi mulle ei öeldud, millest ma pean rääkima. Ma mõtlesin selle ise välja, mõtlesin, mida ühel infotehnoloogia spetsialistil on nii-öelda spetsialistidele vastaslaua või saalis istujatele öelda. Ja mõtlesin, et räägiks nagu kahest asjast, tuletaks meelde seda, kes me ja mis me siin oleme ülikoolis, mis see IT-õpe on või infotehnoloogia ja kommunikatsioonitehnoloogia õpe. Siin on meil 2 lippu üleval, meil on nagu Eesti Vabariigi lipp ja meil on üleval siin ka meie ülikooli lipp. Tegelikult selle seltskonna juurde sobiks nii-öelda kübervormis kusagile siia ekraanile panna ka infotehnoloogia lipp, sest ma arvan, et me kõik koos peaksime nagu seda lippu ka kõrgel hoidma, sest Eestil on, milles infotehnoloogias nagu uhkust tunda ja teie abiga peab seda lippu igal juhul veel kõrgemale tõstma. Aga nüüd siis võib-olla sellest ülikooli õppest. Rõõm on vaadata, et ka minu poolt päris mitu juhendatavat istub siin ja saavad täna diplomi ja üldse on, ma arvan, nagu asjad paranenud selles mõttes, et ülikooli tullakse infotehnoloogiat õppima lausa perekondade kaupa, et siin istuvad veljeksed ja õeksed, kes tulid koos õppima ja koos ka lõpetavad ja see on igatahes väga meeldiv. Samal ajal, kui vaadata Eesti infotehnoloogiat ja kui nüüd lehti lugeda ja televiisorit kuulata ja võib-olla internetis surfata, siis oleme nagu sellise mõju all, et infotehnoloogia, see on midagi erilist, uut ja samal ajal see ka nagu peab tunnistama, et see ka natukene vananeb. Ma tuletan meelde, et kui mina tulin tööle Küberneetika Instituuti, siis seal oli arvutuskeskuse juhatajaks oli selline maailmakuulus spetsialist nagu Arnold Reitsakas. Miks ma ütlen maailmakuulus spetsialist? Sellepärast, et seda võib-olla kõik ei olegi hoomanud, aga siin oleks see sobib välja öelda, sellepärast, et kui üldse teaduses ja tehnoloogias saadakse Nobeli preemiaid, siis infotehnoloogias ei ole Nobeli preemiat. Infotehnoloogias on selline preemia, mida annab välja Ameerika instituut, mis on elektroonika ja elektrotehnika ala instituut ja Colmed, ja see on nagu see maailma Award of Computer Pioneers. Ja seal on umbes sama palju auhindu välja antud nagu Nobeli preemiaid ja üks nende hulgast on tõesti härra Reitsakas. Nüüd mul on hea meel öelda, et möödunud õppeaastal tema poeg Aleksander Reitsakas õpetas meie õppetoolis ja meie instituudis Java keelt ja sellega vastavaid liideseid, mida saab selle keele abil lugeda. Ja ka tema poeg on juba on lõpetanud kõrgkooli ja on nagu 3. põlvkonna infotehnoloog. Selles mõttes on nagu kõik nagu kas Rootsi või Ameerika või soliidsetes Inglise ülikoolides, et põlvkondade kaupa käib see infotehnoloogia õppe, perekondade kaupa tullakse õppima, see on kõik hästi meeldiv. Samal ajal ei tohi ka liiga eufooriasse sattuda, et ka meil on omasid muresid. Ma tuletan meelde, et umbes 2 kuud tagasi kogunes ümarlaud Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse. Ümarlauas osalesid nii meie professorid, akadeemikud, firmade esindajad, riigi informaatikud ja mõnes mõttes oli mure ühine ja siin on ka teile üleskutse, et teie oma eeskujuga tehke ikka propagandat, et ka järgmisel ringil, kui võetakse sisse uusi noori inimesi, et nad ikkagi tuleks meile ja see konkurents suureneks ja ettevalmistus suureneks, sest maailmas toodetakse endiselt miljoneid arvuteid, neil läheb vaja endiselt 10 miljoneid programme. Infotehnoloogia on see, mis toidab ja see, mis ka isegi rikkaks teeb. Nüüd, mis seal siis nagu mureks oli? Mureks oli see, et tõesti see küll otseselt ei puuduta meid ja seda seltskonda siin, aga näiteks kui te tähele panete, siis nendest väikeülikoolidest või nendest eraülikoolidest kaob see infotehnoloogia õppe lausa ära, et ei olegi enam inimesi, kes sinna läheks. Ja selleks, et ka meie ülikoolis nagu konkurents suureneb seal, siis ma mäletan, diskussioonil esinesid Regio peamees Jagomägi ja
ja Eesti mobiiltelefoni direktor härra Kalm, kes nagu, ma ei mäleta, kumb neist välja ütles, et kuulge, infotehnoloogid ja firmade omanikud, et varsti tuleb see aeg, kui infotehnoloogia õppesse võetakse uusi inimesi vastu, et ajage kõik oma Ferrarid välja sel ajal ja sõitke mööda linna ringi, siis kõik näevad, et vaat see ala on see, mis on õige, mis toob sisse, mis on huvitav ja mis nii-öelda ka annab korraliku sissetuleku. Et pange seda tähele. Aga nüüd, kuna meil on palju külalisi, siis võib-olla ka nimetaks paari sõnaga seda, et mis on see valdkond, kus kogu see noor seltskond tööle hakkab, see on see info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, et mis see Eestile tähendab ja kuidas seda lippu seal üleval hoida. No teatavasti majandus jaguneb sektoriteks ja võtame kõigepealt erasektori. Erasektoris on statistika järgi niimoodi, et umbes 300-400 ettevõtet, mis on puhtalt infotehnoloogia alal. No, neid on registreeritud rohkem, aga kõik ei ole aktiivsed. Ja need firmad on väga erinevad, on selliseid ühe mehe firmasid, kindlasti siin esireas istuvatest lõpetajatest istub ka täiesti oma firma direktori toolil. Aga on ka suuri ja nende suurtega on viimase ajal väike selline liikumine olnud, et kui veel aastat 5 tagasi, kui te sisse astusite, oli nii, et vabariigi suuremad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia firmad olid pankade IT-divisionid või IT-osakonnad, siis nüüd see enam nii ei ole. Mõned 100 meetrit siit eemale kerkib üks maja, mida tehnoloogiakeskus või tehnoloogia küla meil ehitab siin eesotsas meie prorektori Andres Keevallikuga. Sinna kolib sisse firma Skype, ma mäletan, kontaktmessil ütles selle firma personalijuht Riina Einberg välja, et neil on juba 192 inimest kirjas ja nad suurenevad nii kohutava kiirusega, et ma imestaks, kui neid juba 100 tänaseks rohkem on. Tartus on suurfirma Playtech, mis teeb mängukasiinode tarkvara ja palju midagi sellist mängude tarkvara lisaks. Ja ka see on juba väga, väga suur firma, et igal juhul firmasid on väikseid ja firmasid on suuri. Kui me tuletame firmade ajaloost meelde, siis kõik sellised maailmakuulsad firmad nagu Sun Microsystem, Apple Corporation, need on hakanud peale noorte inseneride, selliste nagu teie siin istute, autogaraažist, pannud põlve otsas kokku esimese arvuti ja sellest on tulnud maailma suur korporatsioon. Ei pea üldse nii kaugele Ameerikasse vaatama, võib vaadata üle lahe. Selline noormees nagu Linus Torvalds kirjutas oma lõpuks algul ühe programmi tuuma, mida nimetas Linuxiks, ja sellest on tulnud tänapäeva maailma üheks mõjuvõimsamaks operatsioonisüsteemiks üldse. Igatahes suurfirmadki lähevad Linuxi peale järk-järgult üle. Vaat nii palju võib-olla erafirmadest, nüüd riigisektor. Riigisektor, kui te tähele olete pannud Eesti riigi budžetist, võtab infotehnoloogia 1%. Ühesõnaga, kui meil on järgnevaks perioodiks 70 miljardit on meil eelarve, siis 700 miljonit läheb infotehnoloogiale. See on uued projektid, see on vanade projektide ülevalpidamine, see on inimeste palgad ja nii edasi, see on suur raha. Ja tänu sellele rahale Eesti on andnud päris häid projekte, mitte ainult Eesti riigile, vaid kogu maailmale. Eesti suured projektid nagu ID-kaart, digitaalne allkiri, XD, viimased uudised, e-valimised, need on kõik väga unikaalsed. Ma oskan teile öelda, et kui aasta tagasi olid Londonis need suured terroriaktid bussides ja metroos plahvatasid pommid, siis pärast seda on Londoni linnadelegatsioon ja Ühinenud Kuningriigi juristid käinud 3 korda Tallinnas tutvumas sellega, kuidas juurutada Ühendatud Kuningriigis samasugust kodanike elektroonset autentimissüsteemi, nagu see on Eestis. Et see on nagu väga kõva sõna, et me ei ole nagu eeskujuks mitte ütleme Angolale või Albaaniale, vaid me oleme eeskujuks maailma kõige eesrindlikuma tehnoloogiaga maadele. Nüüd siis lisaks sellele on loomulikult veel meie Tehnikaülikool ja üldse ülikoolid. Peab ütlema, et on täiesti selline tendents, et mitte ainult ülikooli õppejõud või teadurid ei taha ennast arendada ka pärast seda, kui on teie tüüpi diplomid kätte saanud. Viimasel ajal on suund, et ka tullakse just pankade infotehnoloogia osakondadest, tullakse suurtest firmadest ka doktoriõppesse ja doktoriõppel on, nagu teile meeldib teatada, et juba peaaegu aasta otsa töötab meil doktorikool koostöös Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Küberneetika Instituut ja Soome osapoole vastavad koolid. Ja meil on seal üle 100 õppuri.
Ja oma isiklikust kogemusest oskan öelda, et ka minul on kaitsnud inimesed, kes ei ole mitte tulnud doktoriõppesse mitte ainult Tehnikaülikoolist ja Teadusinstituudist, vaid on tulnud sellistest firmadest nagu Cell Network ja Ühispank ja on ka juba saanud doktoritööga maha nii-öelda. Ja loomulikult on valdkond, kus te tegelema hakkate, lai. On olemas veel Eesti riiki tutvustav e-riigi akadeemia, mis just õpetab neid mahajäänud maid. Te võite astuda Eesti Infotehnoloogia Seltsi, mis üksikspetsialiste ühendab. Te koos oma firmaga võite astuda Eesti info- ja kommunikatsioonifirmade liitu ja nii edasi. Ühesõnaga, tööpõld, mida te kündma hakkate, on väga lai. Jõudu teile selleks ja pange veel kõigile tähele, et ajage siis paari nädala pärast Ferrarid välja, siis kui on vaja reklaami teha. Aitäh tähelepanu eest! Rektori käskkirja ettelugemiseks saab sõna infotehnoloogia teaduskonna projektijuht Uljas Tamm. Loen ette rektori käskkirjad lõpetamise kohta infotehnoloogia teaduskonnas. Seoses Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppekava täitmisega annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi kiitusega äri-infotehnoloogia erialal Martin Mürk.
erialal informaatika mitteinformaatikutele Ingmar Pappel. Annan tehnikateaduste magistrikraadi ja diplomi arvuti- ja süsteemitehnika õppesuund Tõnis Aruste. Lauri Ehrenpreis. Hanno Hansson. Evgeny Nostryev. Raivo Päts. Raul Raudsepp. Marko Sverdlik. Anto Saks. Dmitri Žučkov.
Mihkel Tagel. Roman Vassiljev. Taavi Viilukas. Elektroonika ja biomeditsiinitehnika õppesuund Stanislavas Kristjunas. Kai Lauri. Aivar Liimets. Ruth Thompson. Telekommunikatsiooniõppesuund Natalja Berezovski. Ja Roman Kaurson. Informaatikaõppesuund Pavel Grigorenko. Aivo Jürgenson.
Helena Jürgenson, Jüri Indrek Looren, Tõivo Leedjärv, Jaak Lember, Deniss Lukaševitš, Erin Olevsoo, Kalmer Piiskop, Meelis Selge, Ulvi Sädem, Dmitri Zub,
Risto Tamme. Kadri Tammäe. Kalev Truusalu. Heiko Vainsalu. Kätt Viigimets. Annan tehnikateaduse magistrikraadi ja diplomi erialal informaatika mitteinformaatikutele. Maris Kõllamets. Laivi Rello. Ja Tarmo Sildeberg. Seoses Tallinna Tehnikaülikooli õppekava täitmisega annan tehnikateaduste bakalaureusekraadi ja diplomi kiitusega informaatika õppesuund Andres Puusepp.
Maris Terno samuti kiitusega. Annan tehnikateaduste bakalaureusekraadi ja diplomi arvuti- ja süsteemitehnika õppesuund Sergei Aljošin. Konstantin Balabanov. Vassili Bendak. Yuri Boyko. Aleksandr Fjodorov. Lauri Karelson. Rea Kukk. Deniss Kulandin. Dmitri Lapuškin. Ivo Lõiv.
Anastasia Matitova. Martin Must. Leonid Nezgoda. Meelis Nõmm. Krista Pahapill. Anastasia Benziakova. Kaire Siimon. Aleksei Slюсарев. Andrei Sokolov. Viktor Tretjakov. Ja Andres Viikmaa.
Informaatikaõppesuund Elina Fjodorova. Aleksei Jamšanov. Indrek Kempi. Nikita Košelev. Kristiina Krist. Indrek Leesi. Leela Lillemets. Anna Makarova. Aleksandr Mihhedenko. Vahur Metsala. Vadim Nesmashnov. Triin Nigol.
Ignas Nikolajev, Aivar Ots, Pilleriin Rahe, Kaidur Roht, Eret Rääk, Indrek Sakkeus, Olesja Savchenko, Natalja Stroganova, Julia Žiburtović, Marja Žukova, Asko Tamm,
Eve Timmermann, Aare Uus, ja Elena Vahrusheva. Elektroonika ja biomeditsiinitehnika õppesuund. Erki Harand, Eve Kukka, Lembit Laas, Inna Mazurkevitš, Evelin Mägi, Marko Parve, Priit Ruuge,
Janno Vindi, telekommunikatsiooni õppesuund Pärn Brauer, Olga Kalitskaja, Tõnis Hiiesalu, Marina Karnetova, Irina Kasjanenko, Kristiine Ventsel, äriinfotehnoloogia õppesuund Olga Gill, Ragnar Leiman, Henry Sool, ja Antti Strandberg.
Annan diplomi arvutisüsteemide eriala Pavel Oskov. Kadi Pikkani. Merje Viil. Informaatika eriala Brit Jaaska. Alari Koppelmaa. Piret Käen. Kristel Meikas. Villu Mets. Lauri Pukk. Mati Raidma. Jaanus Suvi.
Arvo Vill, telekommunikatsiooni eriala Kairi Enn, Merilin Lupp, Oliver Meipalu, Ergo Mikkor, Priit Rohusaar, Raina Talvis, Rein Talvis, Teet Tiisvelt, Antti Turman,
Lauri Vaarma, Helena Veetõusmäe, võrgutarkvara eriala Tauri Laane, Joosep Mäe, Mari-Liis Rahe, Kalle Rahu, ja Märten Soo. Kallid lõpetajad, armastatud külalised, austatud professorid ja õppejõud. Soovin teile kõikidele, et teile jääks tänane päev meelde erilise säraga, erilise kirkusega, mille annab teile meie taevane isa. Ma soovin, et te tunnetaksite tõe ja tõde teeks teid vabaks. Tänan.
Sõna saab tervituseks Tehnikaülikooli vilistlane Hannes Berkmann. Lugupeetud rektor, lugupeetud õppejõud, külastajad ja loomulikult kõige tähtsam tänase päeva kangelased, lõpetajad. 20 aastat tagasi istusin ma ise selle koha peal, kus praegu lõpetajad, ja tänasel päeval ei saa kuidagi mööda vaadata sellest, kui suure tähtsuse infotehnoloogia on meie elus omandanud ja kui suure tähtsusega ta on olnud nüüd juba mitukümmend aastat. Samas aga ei maksa ära unustada seda, et oluliselt palju kauem aega on inimesed arusaamatul kombel üldse ilma infotehnoloogiata läbi saanud. Ja seega, kui te siis ühel päeval märkate, et teie väga oluline infotehnoloogiline süsteem on hoopiski kokku jooksnud ja ei tööta, ei maksa siis sel korral mitte elu seisma jäänuks kuulutada. Tasub ainult meenutada, et ka palja mõistuse ja käega saab tööd teha ja kaasa arvatud loomulikult seda tõrkuma hakanud süsteemi parandada. Kallid lõpetajad, ma soovin teile kõikidele sära silmadesse ja tuld südamesse kõikide teie tegemiste juures, mida iganes te ka oma edasises elus ette ei võtaks. Ja ilusat kuuma suve kõigile! Aitäh! Päevakangelaste ehk siis lõpetajate nimel saab sõna bakalaureuseõppe cum laude lõpetanud Andres Puusepp. Lugupeetud rektor, lugupeetud professorid, lugupeetud kaasüliõpilased ja kohalviibijad. On olnud meeldivad õppeaastad, kellel on neid olnud rohkem, kellel vähem, kellel raskemad, kellel kergemad. Igal juhul oleme me täna jõudnud siia pika tee lõppu ja näidanud, et me oleme oma kraadi väärilised.
Kindlasti on möödunud aastad pakkunud meile pinget ja väljakutseid ning unetust eksameelsetel öödel. Üliõpilasaastad on meile toonud juurde kindlasti palju sõpru ja teadmisi. Siinkohal peaks ütlema tänusõnad kõigile õppejõududele, kes suutsid välja meid kannatada ning selgeks teha kõik need imelikud märgid sealt matemaatikaramatust ning samuti seletada, miks me tarkvaraarenduse juures joonistame kriipsujukusid. Kui nüüd asjale tõsisemalt tagasi vaadata, siis on Tallinna Tehnikaülikool teinud meid, kes me olime kunagi gümnasistid, on meist teinud tõsised spetsialistid, kes on tööturul konkurentsivõimelised ja üpriski nõutud ning osad juba varajases üliõpilaseas tööle ära nopitud. Siinkohal ütleksingi suuremad tänusõnad meile sõpradele ja kohe kindlasti vanematele, kelleta ma tean, et mina siin täna ei seisaks. Ja loodan näha tuttavaid nägusid ka järgmiste kraadide omandamisel ning neile, kes õppetööd ei jätka, on tänane päev ka natuke kurvem, nimelt rohkem nagu tudengisoodustuse hüvastijätuga, kuid siiski pole mõtet kurastada, kraad on käes ja uksed on valla ning siinkohal tänaksingi veel kord kõiki ning soovin edu kõigile üliõpilastele. Aitäh! Tuleb kurbusega tõdeda, et järjekorras 5. Tehnikaülikooli lõpuaktus hakkab lähenema oma loogilisele lõpule. Samas tuleb tunnistada, et mitte kõik infotehnoloogia teaduskonna lõpetajad ei saanud täna kätte oma diplomeid, vaid peale jaani tuleb siis eraldi lõpuaktus, kus saavad kätte oma diplomid 3-aastase bakalaureuse lõpetajad infotehnoloogia teaduskonnas. Kallid lõpetajad, ma tahaksin teid veel kord südamest õnnitleda. Seljataha on jäänud aastaid kestnud stuudium Eesti Vabariigi ühes väärikamas kõrgkoolis Tallinna Tehnikaülikoolis. Samas tahan ma õnnitleda ka teie lähedasi, vanemaid, sugulaisi, naisi, naissõpru ja nii edasi. Sest ilma nende abita ei oleks paljusid täna teie hulgast
päriseval põlvil, diplompõlvedel siin istumas, sest nendepoolne abi ja toetus või teisisõnu tagala on ülimalt tähtis oma stuudiumi tähtaegseks lõpetamiseks. Ma tahaksin enne aktuse lõpetamist tänada ka Tallinna Tehnikaülikooli naiskoori Raul Talmari juhatusel, kes imeilusa naistelauluga aitas muuta pidulikumaks meie tänast aktust. Kõigile saalis olijatele tagasihoidlik palve jääda oma kohtadele seniks, kui presiidium ei ole saalist lahkunud. Tänan teid kõiki ja ilusat suve kõigile!